Seda mett võib rahulikult leivale määrida ja ära süüa. Ja see on seisnud Egiptuse hauakambris 3000 aastat. Peruu kannust leidsid arheoloogid kartuli, mis oli maa all olnud 5 sajandit ja mingil põhjusel polnud mädanenud. Brasiilias avas üks tööline vannitoa põranda ja sattus kilpkonna peale. See oli betooni sisse müüritud peaaegu 10 aastat ja osutus elus olevaks. Tegelikult ei jäta aeg kellelegi võimalust. Kivi mureneb, metall roostetab, luud muutuvad tolmuks. Isegi suured impeeriumid muutuvad varem või hiljem tolmuks. Kuid mõnikord õnnestub mõnel asjal sellest seadusest mööda lipsata ja see jõuab meieni tervena, just kui keegi oleks selle pausile pannud. Tere sõber, sa oled Kirtopi kanalil. Täna rändame ajas tagasi 5 miljoni aasta tagusest ajast kuni peaaegu eilse päevani. Ja vaatame 16 leidu, mis tegelikult poleks tohtinud säilida. Ja selle vannis olnud kilpkonna jätsin ma finaaliks. Tema lugu lõpeb hoopis teisiti, kui sa arvasid. Kõige sügavam kalmistu, 7000 meetrit ookeani sügavusel. Sinna laskub inimene peaaegu mitte kunagi. Seal valitseb igavene pimedus. Temperatuur on umbes 0 kraadi. Ja rõhk, mis suruks tavalise allveelaeva kokku nagu tühja plekkpurgi. Päikesevalgus pole siia jõudnud kordagi kogu planeedi ajaloo jooksul. Ja just siin, India ookeani põhjas, asub kalmistu. Selle suurus on hoomamatu. Teadlaste hinnangul lebab ühel alal üle 10 miljoni vaalaluustiku, kohati kuni 760 korjust 1 ruutkilomeetri kohta. See on tihedam kui autod ummistunud parklas tipptunnil, ainult et autode asemel on surnud vaalad. Ja see luuväli ulatub 100 kilomeetrite kaugusele igas suunas. Selle avastas teaduslaeva meeskond. Süvaveeaparaat tegi üle 30 sukeldumise piki 1200 kilomeetri pikkust riba. See on nagu läbida terve väike riik ühest servast teise, ainult vee all ja täielikus pimeduses. Seda, mis allpool lebas, nimetasid teadlased vaalade nekropoliks. Aga mis sellest siis imelikku on, küsite teie? Tundub, et sellisel sügavusel külmas ja pimedas peaks surnud vaal säilima igavesti, nagu sügav külmas. Aga tegelikult on kõik vastupidi. Niipea kui korjus põhja vajub, ründavad seda igast küljest hordidena raipesööjad, bakterid ja täiesti uskumatud olendid. Luu söövaid usse, kellel pole ei suud ega magu, kuid kes oskavad lahustada ja süüa ära isegi luu ise. Vaid mõne aastaga närivad nad hiiglasliku vaala viimase ribini puhtaks, jättes mitte midagi järele. Kõigi seaduste järgi ei oleks luud siin saanud kaua püsida, aga need on siin olnud miljoneid aastaid. Ja kõige vanemad neist on umbes 5 miljonit aastat vanad. Veelgi enam, iga skeleti ümber keeb omaette tilluke maailm. Pimedad ussid, kahvatud molluskid, olendid, keda ei kohta mitte kusagil mujal maal. Terve ökosüsteem, mis toitub surmast. Ja jäänuste hulgast leiti ka vaal, keda teadus polnud varem üldse tundnud. Täiesti uus liik, mis tõsteti esmakordselt põhjast üles. Seda ehitasid hiiglased. Põhja-Iirimaa rannikul ulatub merest välja kivitee, mis on kokku pandud ühtlastest sammastest. Neid on umbes 40 000 ja igaüks neist on korrapärase kuusnurga kujuline. Täpselt sellise kujuga, millest mesilased ehitavad kärgi. Sambad on üksteise vastu nii tihedalt ja nii täpselt paigutatud, just kui oleks neid hiiglaslik meister treipingil valmistanud. Ja siis ritta seadnud, rida rea järel kuni silmapiirini. Seisad kõrval ja ei taha uskuda, et selle on loonud loodus, mitte kellegi käed. Kohalikud elanikud pole seda sajandeid uskunud. Vana legendi järgi rajas selle tee hiiglane nimega Finn. Ta ehitas kivisilda üle mere, et jõuda teisel pool oleva teise hiiglase juurde ja temaga võidelda. Iga kivi sai oma nime. Siin on orel, siin on hiiglase saabas, siin on kärjed. Lugu on ilus ja turistid tulevad siiani just selle pärast. Aga siis hakkasid asja uurima geoloogid ja selgus, et ehitajad polnudki tegelikult vaja. Kunagi voolasid sügavatest maalõhedest pinnale tohutud tulise laavavood. Laava jahtus ning sulakivi tõmbus kokku ja pragunes. Täpselt samamoodi nagu praguneb kuivav muda lombi põhjas, ainult et hiiglaslikus mastaabis. Pragud moodustusid võrdsete nurkade all. Nii lõikasidki nad kivimi ise 6-külgseteks sammasteks. Ei mingit hiiglast, ainult jahtu, kivi ja füüsika. Pikka aega arvati, et kogu see vulkaaniline eepos kestis 13,5 miljonit aastat. Kuid hiljuti arvutasid Briti geoloogiateenistuse spetsialistid geokronoloog Simon Tapster juhtimisel vulkaanilise tegevuse kestuse ümber ja vähendasid seda rohkem kui poole võrra, umbes 5,5 miljoni aastani. Peageoloog Mark Cooper selgitas lihtsalt. Protsess kulges palju kiiremini ja raevukamalt kui kõik arvasid. See, mis näib aeglase tööna looduse poolt, oli tegelikult planeedi enda lühike ja tormiline plahvatus. Inimesed elasid džunglites. Arvati, et iidne inimene vältis troopilisi džungleid.
Pärast Aafrikast lahkumist asusid meie esivanemad elama avatud savannidesse ja rannikualadele, kus on lihtsam jahtida ja liikuda. Tihedat troopilist metsa pidasid teadlased pikka aega ületamatuks takistuseks. Seal on pime, niiske, vähe tuttavat saaki, palju haigusi ja kiskeid. Selle versiooni järgi ei tikkunud inimene sinna tükk aega. Leid Elevandiluuranniku lõunaosas näitas vastupidist. Bet-e-Odiini alal kaevasid arheoloogid välja kivist tööriistu. Alguses oli selge ainult see, et siin elasid kunagi inimesed. Vanust ei õnnestunud kindlaks teha. 80-ndatel, kui siin kaevas professor Joe DGD, ei olnud täpseid dateerimismeetodeid veel olemas. Mõne aastakümne pärast naasis sellele kohale rahvusvaheline meeskond kaasaegsete tehnoloogiatega ja määras tööriistadega kihtide vanuse. Tulemuseks saadi umbes 150 000 aastat. Pealegi elasid need inimesed mitte metsaserval, vaid kõige tihedamas osas. Teadlased sõelasid läbi mullaproovid, võtsid sealt mikroskoopilisi taimejäänuseid, õietolmu ja leheosakesi. Tulemused olid üheselt mõistetavad. Puude ja palmide õietolm, mis kasvavad ainult niiskes troopilises metsas ning peaaegu täielik rohu puudumine. See tähendab, et laagri ümber ei olnud hõredaid puid metsaserval, vaid tihedad niisked džunglid. See dateering kirjutab ümber varasema arusaama. Enne seda ei ulatunud inimese kõige varasemad jäljed Aafrika troopilistes metsades kaugemale kui 18 000 aastat. Aga siin on 150 000 aastat, peaaegu 10 korda vanemad. Järelikult suutsid meie esivanemad ka džunglis elada palju varem, kui seni arvati, ja nad kohanesid rasketes tingimustes paremini, kui neile omistati. Seda kohta oma silmaga enam näha ei saa. Kui teadlased töötasid leidudega, hävitati Bet-e-Odiini ala. Seal alustati kivimi kaevandamist ja iidne asulakoht kadus. Meeskond jõudis kohale viimasel hetkel. Veel natuke. Ja tõendid selle kohta, et inimene elas džunglis 150 000 aastat tagasi, oleksid igaveseks kadunud. Kuninga hiiglaslik laud. Inglise Herefordshiri grafkonna küngastel seisab kivist ehitis, mida kohalikud on sajandeid seostanud legendaarse kuningas Arturiga. 9 püstist sammast hoiavad enda peal tohutut lamedat kiviplaati. Legendi järgi just siin tappis Artur hiiglase. Ja koletise kukkumise jälge näidatakse siiani ühel kividest. See kõlab nagu muinasjutt Rüütli romaanist. Ja pikka aega suhtuti sellesse just nii. Ja siis kaevasid arheoloogid esimest korda ajaloos lahti selle, mis asub kivide ümber ja all. Muinasjutt haihtus, sest tegelikkus osutus palju keerulisemaks. Rajatise ehitasid esimesed Briti põllumehed umbes 6000 aastat tagasi. See on 1500 aastat vanem kui Egiptuse püramiidid ja märgatavalt vanem kui Stonehenge. Sel ajal polnud Arturit veel olemaski. Temani jäi veel mitu aastatuhandet. Cardiffi ja Manchesteri ülikooli meeskond, professor Keith Ray ja Julian Thomas juhtimisel sai teada, et see pole üksik kivi, vaid terve püha maastiku süda, mille juurde kuulusid muldvall, sissepääs ja protsessiooniala. Oma mastaabilt võrdlevad teadlased seda Stonehenge'i ja teiste suurte pühapaikadega, ainult et see ehitati varem. Ja just see muudab kogu ajaloo täielikult. Inimesed, kes seda ehitasid, ei istunud paigal nagu metslased. Mälestiste lähedalt leiti kivimurd, kust nad materjali võtsid. Leidude hulgas oli mäekristalli, mis toodi Põhja-Walesist, ja erilist vulkaanilist kivi kaugelt Šotimaa saarelt. See on 100 kilomeetreid teekonda. Jalgsi, ilma ratasteta, ilma teedeta, ilma metsa ja jõeta. 6000 aastat tagasi vedas keegi sihikindlalt ilusaid haruldasi kive läbi poole saare, et need siia paika panna. Nii et hiiglasel polnud sellega tõesti midagi pistmist. Aga see, mis tegelikult toimus, osutus palju huvitavamaks kui ükskõik milline legend rüütlitest. Vasevabrik mägedes. Ida-Püreneede mägedes 2235 meetri kõrgusel merepinnast peidab end koobas Kova 338. See on kõrgem kui 7 üksteise otsa asetatud Eiffeli torni. Õhk on siin hõre ja hingata on raske. Talvel katab kõik lumi ja isegi täna ei saa sinna autoga minna. Ei auto ega ükski muu ratastel tehnika siia ei pääse. Arheoloogid ronivad üles jalgsi, kandes kogu varustust seljas. Loogiline oleks arvata, et iidsetel inimestel poleks siin midagi teha. Ei toitu, ei varju, ainult külm ja kivid. Aastakümneid oli see ka ametlik versioon. Mägesid peeti elutuks äärealaks, millest ajalugu mööda läks. Kova 338 tõestas vastupidist. Seest leiti peaaegu 200 tükki ererohelist kivi, malahiiti, millest sulatatakse vaske. Aga koopas endas malahiiti ei ole. Lähimad leiukohad asuvad kaugel all orus. Keegi vedas need rasked kivid koos tulepuudega sihilikult mööda järske nõlvu üles, üle 2 kilomeetri kõrgusele. Ja arheoloogid kaevasid läheduses välja iidsed koldepaigad. Ja paljudel malahiidi tükkidel on näha tulejälgi. Nagu selgitas uurija Julia Montes Monteslanda Granada ülikoolist, põletati kivi mitte juhuslikult. See oli teadlik sulatusprotsess.
Pilvede all töötas tõeline töökoda ja siia tuldi korduvalt. Raadiosüsiniku analüüs näitas, et inimesed tulid ikka ja jälle sellesse samasse kohta tagasi 3000 aasta jooksul. Põlvkond põlvkonna järel. Tee mägedesse peidetud koopani anti edasi kui salajast pärandit. Suust suhu. Sajandeid. Koobas säilitas ka midagi inimlikku. Ühest kihist leiti piimahammas ja umbes 11-aastase lapse sõrmeluu ja nende kõrval 2 ehet. Ribatsi merikarbist, mis oli toodud rannikult 10 kilomeetrite kauguselt ja ribatsi pruunkaru läbipuuritud kihvast. See oli talisman, mis sidus omaniku nende mägede kõige ohtlikuma loomaga. Unikaalsed kuldehted. Saudi Araabias leidsid arheoloogid üle 100 kuldehte, mis on üle 1100 aasta vanad ja need ei ole üksikud killud, vaid terviklik komplekt. Ripatsid mustrilised kettad, värvilised helmed ja õhukesed kullast ühenduslülid, mis olid kunagi tõenäoliselt koos kaelakeedeks lükitud. Leidude seas paistab silma suur ketas, millel on värvilised kivid, mis on paigutatud ühtlaste ridadena ümber keskel oleva mustri. Esemed on valmistatud üllatavalt meisterlikult. Selle ajastu meistrid rullisid kulda käsitsi õhukesteks lehtedeks, kandsid peale reljeefse mustri ja asetasid kivid kuldraamidesse täpsusega, milleni tuli veel areneda. Kõik see kuulub Abbassiidide kalifaadi aegadesse. Riik, mis valitses suuremat osa moslemi maailmast ja andis ajaloole niinimetatud islami kuldajastu koos selle teaduse, käsitöö ja kunstiga. Aare leiti just selles maailmas mitte juhuslikult. Asula, kus arheoloogid kaevasid, asus vanal palverändurite teel, mida mööda inimesed sajandeid liikusid Iraagist Mekkasse. Sellistest sõlmpunktidest liikusid läbi mitte ainult usklikud, vaid ka kaupmehed, kaubad ja raha. Seetõttu oli see koht rikas ja elav. Kulla kõrvalt leiti ka asula enda jäänused. Kivist vundamendid, krohvitud toad, kolded, nõud ja klaasikillud. Ja värvilised kivitehetena räägivad peamisest. Need ei saanud olla kohalikku päritolu. Need toodi kaugelt. See tähendab, et see palverändurite teejaam oli tihedalt seotud suure kaubandusvõrgustikuga, mille kaudu veeti üle 1000 aasta tagasi kulda ja vääriskive läbi poole vana maailma. Impeerium, mille on õpikutest kustutatud. 2001 aastal tõusis Iraani lõunaosas jõgi üle kallaste ja uhtus Halili orus oma kalda laiali. Kui vesi taandus, tulid nähtavale iidsed hauad. Ja see oli puhas juhus. Keegi ei otsinud seda kohta. Ja keegi ei arvanudki, et seal midagi on. Lihtsalt jõe üleujutus paljastas selle, millest teadus polnud isegi teadlik. Terve unustatud tsivilisatsiooni, millele anti nimi lähima linna järgi. Tširov. Haudadest tõsteti välja kivinõud, mis olid täielikult graveeringutega kaetud. Maod, skorpionid, kiskjad, müütilised loomad. Nii tihedalt põimunud, et tumedal kivil tunduvad nad justkui liikuvat. Midagi sarnast pole kusagil mujal leitud. Ja vanus 5 rohkem kui 4, isegi 5000 aasta taha. Kirjaliku ajaloo koidikusse, esimeste suurte linnade aega. Koolist saadik teame, et tsivilisatsiooni häll on vaid üks, Mesopotaamia, maa 2 jõe vahel, kus väidetavalt sündisid esimesed linnad, esimene riik ja esimene kiri. See on kirjas igas õpikus, aga Tširov sellesse ei sobitu. Siin viis väljakaevamisi arheoloog Yusef Machitsade ja tema ütles otse. See Iraani kultuur ei jäänud Mesopotaamiale alla ja mõnes mõttes oli sellest isegi ees. Teised teadlased ei olnud nõus. Nende sõnul on tõendeid vähe. Vaidlus kestab siiani. Ainult ühte trumpi ei saa Tširovilt ära võtta. Varemete seast leiti savitahvleid kirjadega ja see kiri ei sarnane ühelegi teisele maailmas. Ei Sumeri, ei Egiptuse, üldse mitte kellegi oma. Märgisüsteem, mida pole nähtud ei enne ega pärast. See ongi kummaline. Meil on käes tõendid, et kunagi elas siin terve rahvas oma keele ja kirjaga. Meil on nende tahvlid käes, aga me ei suuda neid siiani lugeda. See tsivilisatsioon justkui jättis meile kirja, aga ei andnud meile võimalust seda lugeda. See, mis leiti pärast röövleid. 21. juuni 1971 kell 2 pärastlõunal Ukraina lõunaosas Dnipropetrovski oblastis laskub arheoloog Boris Mazalevski hiiglaslikus küütide kurgani väljakaevamisse, mitte just kõige lootustandvama nimega, Talstaja Mogila. Kõigil on tuju üsna kehv. Kurgaan on hiiglaslik, tööd on kestnud juba ammu ja peaaegu kõikjal on juba käinud iidsed röövlid. Seda on näha purustatud anumate, rüüstatud matuste järgi. Ja mis kõige tähtsam, tühjus seal, kus oleks pidanud olema kuld. Vargad jõudsid arheoloogidest üle 2000 aasta ette. Mazalevski ise on ebatavaline inimene, ajaloolane, arheoloog ja luuletaja. Oma elu jooksul kaevas ta lahti umbes 150 kääbast, inimene, kes sõna otseses mõttes elas selles stepis. Räägitakse, et enne väljakaevamistele minekut jättis ta maha sedeli suurejoonelise lubadusega leida midagi suurt ja säravat.
ja nüüd ta läheb mööda kitsast käiku. Selle käigu kaevasid kunagi needsamad röövlid. Ta järgib nende jälgi peakambrisse, otse kuninga matmispaika. Ja siis juhtub see, mille nimel tasub arheoloogil elada. Kambri sees, kuhu vargad kunagi ei jõudnudki, sähvatab midagi taskulambi valguses. Kuld. Suur ese, mis lebab täpselt seal, kuhu see jäeti 2500 aastat tagasi. Masalevski tunnistas hiljem, et ta jäi hetkeks lihtsalt tardunult seisma. See oli pektoraal. Massiivne kuldne rinnakaunistus sküütide kuningale. Üle kilogrammi kõige puhtamat kulda. Peaaegu sama puhas kui abielusõrmuses. Läbimõõt üle 30 sentimeetri. Sellel on umbes 100 tillukest figuuri, mis on valmistatud juveliiri täpsusega. Inimesed lüpsavad lambaid, grifoonid rebivad hobuseid, lõvid ajavad metssigu taga. Terve tardunud sküütide maailm, valatud kullast Kreeka meistrite poolt Stepiaadli tellimusel. Edasi läheb peaaegu nagu detektiivi lugu. Sellise tasemega leidu taheti viia Moskvasse, pealinna. Ilusa legendi järgi viis Masalevski hindamatu kulla Kiievisse, peites selle tavalise vatijope alla. Tegelikkuses oli asi palju tõsisem. Pektoraali veeti rongiga relvastatud miilitsate valve all eraldi kupees. Aare õnnestus jätta Kiievisse. Ja just selle nimel loodi sisuliselt terve varakamber, millele pandi nimeks kuldne varakamber. Ja seal pektoraal asub siiani. Täna hoitakse seda Kiievi ajalooliste väärisesemete muuseumis. Ja seda peetakse hindamatuks, sõna otseses mõttes. Aga kui väga tahaks kuulda mingitki arvu, siis erinevatel aastatel on selle väärtust hinnatud kuni $200 miljonit. 200 miljonit tükki metalli eest, mis on maa sees lebanud 2500 aastat. Ja imekombel ei sattunud see ei iidsete röövlite ega nende kätte, kes hiljem tahtsid selle kodust kaugele viia. Müts teisest maailma otsast. Nahk on arheoloogide jaoks kõige ebausaldusväärsem materjal. Mulla sees laguneb see ühe esimese asjana. Ja 2000 aasta pärast ei jää sellest tavaliselt midagi järele. Seetõttu on see, mida leiti naise matmispaigast Iidse Belski linnuse lähedalt Ukraina territooriumil, iseenesest peaaegu ime. Umbes 2500 aasta vanusest hauast leiti nahast müts. Terve, kaunistustega oli see säilinud tänapäevani, kuigi sellest ei oleks pidanud isegi jälgegi alles jääma. See säilis vaevu. Kui nahk maast välja tõsteti, hakkas see otse silme all lagunema. Ja restauraatorid pidid leidist päästma juba välitöödel. Muidu oleks see lihtsalt nende käest tolmuks muutunud. Müts osutus madalaks, lameda pealmise osaga ja kogu müts oli kaetud väikeste pronksplaatidega. Hauas lebasid selle kõrval pronksist peegel, must läikiv kauss ja täringud. Siia maeti mitte tavaline naine, vaid keegi kohalikust aadlist. Väga noor, umbes 18-20 aastane. Arheoloog Irina Šramko, kes uuris seda leidu, märkas midagi kummalist. Sarnaseid mütse sküüdid ei valmistanud. See tehnika, kus nahale õmmeldakse väikesed pronksplaadid, ei ole sküütidele üldse omane. Küll aga on see hästi tuntud tuhandete kilomeetrite kaugusel siit, Kesk-Euroopas. Ja kui tehti DNA analüüs, langes kõik kokku. Naise juured viisid kaugele läände, rahva juurde, kes elas praeguse Horvaatia aladel. Isegi mütsi kuju meenutab traditsioonilist Horvaatia peakattet. Tuleb välja, et sküütide steppidesse maeti naine, kelle esivanemad tulid Euroopa teisest otsast. Ja ainus, mis tema loo rääkis 2500 aastat hiljem, oli habrasnahast müts, mis kõigi seaduste järgi poleks ammu pidanud alles olema. Magustoit, mis on üle elanud 100 põlvkonda. Kujuta ette, et saavad meepurgi, mis on 3000 aastat vana. Võtad lusikaga ja sööd rahulikult. Kõlab nagu viis end ära mürgitada. Aga mesi on ainus toit planeedil, mis praktiliselt kunagi ei lähe halvaks. Teda ei hirmuta ei sajandid ega aastatuhanded. Kõige kuulsam näide leiti vaarao Tutankhamoni hauakambrist, mille arheoloog Howard Carter avas 1922 aastal. Kulla ja varanduste seas seisid seal kivist anumad, mille põhjas oli hangunud tihe merevaigu kollane mass. See osutus tavaliseks meeks, mis oli maa all lebanud üle 3000 aasta ja oli endiselt söödav. Selle aja jooksul vahetus Egiptuses 10 dünastiaid. Terved tsivilisatsioonid varisesid kokku. Aga mesi lihtsalt ootas. Saladus seisneb selles, et mesi on ise looduslik kindlus igasuguste mikroobide vastu. Esiteks pole selles peaaegu üldse vett. Mesilased aurustavad selle nektarist välja. Ja ilma veeta ei saa bakterid ega hallitus lihtsalt elada. Teiseks on see väga happeline, umbes nagu sidrunimahr. Ja sellises keskkonnas mikroobid hukkuvad. Ja kolmandaks lisavad mesilased nektarisse erilise ensüümi, mis eraldab vähehaaval vesinikperoksiidi. Seda sama, millega me desinfitseerime marraskil põlvi. 3 kaitsetaset ühes tootes. Seetõttu oli mesi vanasti mitte ainult maiustus, vaid ka ravim. Egiptuses raviti sellega haavu ja põletusi. Vanas meditsiinirullis, mis kirjutati 1500 aastat enne meie aega, on mesi otseselt märgitud kui vahend haavu parandavate sidemete jaoks. Ja neil oli õigus. Mesi on tõepoolest mikroobide hirm.
Teadus kinnitas seda alles tuhandete aastate pärast. Sinu jogurt läheb nädalaga külmkapis halvaks, aga mesi elas üle vaaraod. Saatis viimsele teekonnale Tutanhamoni ja ootas, kuni ta välja kaevati. Ja seda võib praegugi leivale määrida. Tüdrukut valmistati surmaks ette. Tšiili ja Argentiina piiril seisab vulkaan Lulailaco, peaaegu 7000 meetrit kõrge. Õhku on seal poole vähem kui allpool, metsik külm. Ja isegi professionaalsel alpinistil on raske lihtsalt tippu jõuda. Just seal, kõige tipus, leiti 1999 aastal 3 last. Nad olid külmunud maas umbes 500 aastat ja säilisid nii, nagu oleksid eile magama jäänud. See pole lihtsalt sõnakõlks. Külm säilitas neid nii hästi, et on näha nahka, juukseid, ripsmeid, riietevolte. Kõige tuntumat neist 3 kutsutakse neitsiks. Välimuselt on see magav tüdruk, kes istub pea veidi kallutatud. Mitte kuivanud muumia ega luukere, vaid justkui laps, kelle oleks justkui pandud pausile 5 sajandit tagasi. Ja nüüd midagi, mis tekitab kananaha. Lapsed sattusid sinna mitte juhuslikult. See oli inkade tseremoonia, millel on isegi nimi. Kapa Kapakocha. Suurte sündmuste nimel ohverdasid inkad lapsi mäejumalatele. Enne surma valmistati last mitu kuud ette. Tema toit vahetati kõige hinnalisema toidu vastu, mida sõid vaid ülikud. Anti erilisi jooke ja anti närida kokalehti. Seejärel viidi ta tippu, külma hõreda õhuga kohta. Üha kõrgemale ja kõrgemale, paika, kust enam tagasi ei tulda. Teadlased on selle kõigesse põhjalikult süvenenud. Juuste analüüs näitas, kuidas tüdruku toitumine viimastel kuudel muutus. Ja ta kõrvale hauda pandud taimed aitasid aega üsna täpselt kindlaks teha. Tseremoonia toimus umbes 1499 aastal. See tähendab, et samal ajal kui Euroopas alles Columbus avastas teed uude maailma, istus teisel pool planeeti 7000 tipu otsas juba see tüdruk. Täna hoitakse Lulailaco neidu Argentiina linnas Saltas muuseumis spetsiaalses külmvitriinis. See vitriin kordab tipu tingimusi. Sama külm, sama niiskus. Ilma selleta hakkab keha lagunema. Tuleb välja, et tüdrukut, kes külmus 500 aastat tagasi, hoitakse siiani külmas, muidu ta ei säiliks. Ja just tänu sellele külmale suutsid teadlased taastada tema elu viimased kuud, lausa päevade kaupa. Mida ta sõi, mida ta jõi, millal ta tippu jõudis. Iidne kuivtoidupakk, värske kartul, mädaneb soojast nädalaga. Aga Peruu kuival rannikul leidsid arheoloogid 2 mugulat, mis on umbes 500 aastat vanad. Ja need ei olnud mädanenud, lihtsalt lebasid savikannus, mis oli põrandasse müüritud, kortsus, aga terved. Ajast, mil siin valitsesid inkad. See ei ole lihtsalt kartul, vaid chunyo. See on see, mida inkad õppisid tavalistest mugulatest tegema, et need säiliksid aastaid. Meetod on kaval ja põhineb kohalikul kliimal. Kartul viidi kõrgele mägedesse, kus öösel on karm külm ja päeval paistab kuum päike. Mugulad külmuvad öösel mitu korda järjest ja sulavad päeval üles. Seejärel tallati neid jalgadega, et välja pigistada viimased niiskuse jäägid ning kuivatati lõpuni. Tulemuseks saadi kerge ja kõva toode, mis ei lähe halvaks ka ilma külmkapita. Vanaaegne kuivatatud toit. Sisuliselt oli see pika säilivusajaga toidupakk, 500 aastat enne sõjaväepakkide ilmumist. Ja siin ongi kõige huvitavam osa. Chunyot saab teha ainult kõrgel külmades mägedes, aga see leiti allpool, kuumal rannikul. See tähendab, et keegi vedas selle kartuli läbi kogu riigi, jäistelt tippudelt sooja mere äärde. Ja just nii see oligi. Inkad ajasid läbi oma tohutu impeeriumi terveid laamakaravane, mis olid toiduga koormatud ja viisid selle ladudesse. Armee jaoks, tööliste jaoks, riigi jaoks. Kerge ja igavene chunyo oli sellise logistika jaoks ideaalne kaup. Arheoloog Lidio Valdez, kes need mugulad leidis, sai kohe aru, et see leid on eriline. Kuigi chunyo oli inkade põhitoit, leitakse seda väljakaevamistel väga harva. Viimase 100 aasta jooksul on see üks vähestest sarnastest leidudest. Kartulid päästsid kuiv kliima ja suletud kann. Ilma nendeta poleks need 2 mugulat meie päevini säilinud. Kiviaeg kohtus 20. sajandiga. Kujuta ette kohta, kus tuul on nii tugev, et seal ei kasva ühtegi puud, sest need lihtsalt rebitakse välja. Paljad kaljud ulatuvad otse ookeani, ümberringi on külm vesi ja lähima maismaani on üle 60 kilomeetri. See on St Kilda, kõige kaugem punkt Briti saartel. Ja sellel kivisel maatükil keset ookeani elasid inimesed üle 4000 aasta. Elasid hoopis teistmoodi kui ülejäänud Briti saartel. Kui Londonis sõideti rongidega ja süüdati elektrilampe, siis St Kildal valitses sisuliselt kiviaeg. Kala siin peaaegu ei püütud, meri on liiga tormine. Selle asemel söödi linde ja mitte vähe. Statistika järgi püüdsid saare elanikud 1 aasta jooksul üle 89 000 tupiku. Need on sellised merelinnud erksa nokaga.
Neid söödi nagu seemneid. Toidu hankimine oli ohtlikum kui ükski ekstreemsport. Mehed laskusid paljajalu ja ilma igasuguse turvavarustuseta köite abil 100 meetrite kõrgustelt kaljudelt alla, munade ja poegade järele. Sulgedest tehti patju. Linnunahast tõmmeldi jalanõusid ja rasvaga täideti lampe petrooliumi asemel. Et talv üle elada, kui linnud ära lendavad, ehitati üle kogu saare rohkem kui 1000 kivist panipaika auklike seintega. Tuul puhus neist läbi ja kuivatas linnulaibad nagu looduslik külmik. Mitte midagi ei läinud raisku. Ja siis varises kõik hetkega kokku. Kui saarele hakkasid sagedamini saabuma laevad mandrilt, proovisid inimesed esimest korda tavalist poetoitu ja regulaarset posti. Ja nad kaotasid oskuse ise ellu jääda. Soolase tuule käes hävisid saagid. Ja ilma arstideta hakkasid inimesed surema isegi haigustesse, mida oleks saanud ravida. Viimane piisk oli 1930 aasta. Noor naine haigestus pimesoole põletikku. Ta viidi mandrile, kuid ei jõutud õigeks ajaks. Siis kirjutasid saare elanikud ise valitsusele. Ja kirjas, mille alla paljud panid allkirja asemel risti, sest nad ei osanud kirjutada, palusid nad ühte. Aidake meil lahkuda. Meid on järele jäänud vaid 36 inimest. Ja järgmist talve vanurid ja lesed lihtsalt ei ela üle. 29. augustil 1930. aastal astusid viimased 36 elaniku laevale. Kaasa võtsid nad ainult kohvrid. Saar, kus nende esivanemad olid elanud 4000 aastat, jäi ühe päevaga tühjaks ja seal ei ela enam keegi. Tõeline surmatee. Teise maailmasõja ajal ehitasid jaapanlased raudteed läbi džungli, et ühendada Tai ja Birma. Sellel lõigul hukkus nii palju inimesi, et seda hakati kutsuma surmateeks. Ehitustöödel suri 10 000 vange ja töölisi. Hiljem tehti sellest kuulus film Sild üle Kwai jõe, mis võitis Oscari. Osa sellest teest on juba ammu vee alla mattunud. Kui nendesse paikadesse ehitati tamm, uputas veehoidla vana nitijaama koos raudteede ja hoonetega. Ja üle 40 aasta oli see kõik vee all, silmade eest varjatud. Ja kevadel, 2025. aasta kevadel, tuli tee tagasi. Tammil alustati remonditöid. Vesi lasti välja ja madalaks jäänud veehoidlas tulid nähtavale jaama jäänused. Mundamendid, raudteetükid, betoonkonstruktsioonid, mida polnud üle 40 aasta nähtud. Nende juurde kogunesid kohe turistid ja uurijad. Nende seas oli ka austraallane, kelle vanaisa hukkus just selle tee ehitamisel 1942 aastal. Ta üritas 3 korda varem jaama pääseda, kuid vesi oli alati liiga kõrge. Kuid tee ilmus nähtavale vaid lühikeseks ajaks. Tammil tehtavad remonditööd saavad augustiks valmis ja siis täidetakse veehoidla taas veega. Vana jaam, mis tuli päevavalgele vaid 1 suveks, läheb taas põhja ja pole teada mitmeks aastakümneks. 5 lehma vallutasid saare. 1871 aastal jättis talunik nimega Erten 5 lehma Amsterdami saarele. Paljad, kõigi tuulte poolt läbipuhutud maatükid keset India ookeani. Kliima on seal karm, külm, niiske ja pidev tuul. Inimesi saarel ei olnud. Erten lihtsalt jättis 5 looma saarele ja sõitis minema. Edasi unustati need lehmad 130 aastaks. Terve sajandi elasid nad oma pead. Ilma inimesteta, ilma järelevalveta, ilma igasuguse abita. Ja nad mitte ainult ei elanud, 5 looma pealt kasvas kari mitme 1000 pealiseks. 5 hüljatud looma vallutasid vaikselt terve saare ja paljunesid nii, nagu keegi oleks neid aidanud. Alguses arvasid teadlased, et kõik on lihtne. 5 lehma on saarel kinni, nad paljunevad iseseisvalt 100 aastat järjest. See tähendab, et meie ees on eeskujulik näide saare evolutsioonist, kus isoleeritud kari muutub millekski omapäraseks ja eriliseks. Ilus lugu õpikusse, aga geneetik Mathieu Gauthier koos kolleegidega dešifreeris mitme looma genoomid ja nägi hoopis midagi muud. Mingit puhast saare karja Bamini saarel ei olnudki. Umbes 3/4 nende lehmade verest pärines Euroopa tõugudest nagu Jersey, ülejäänud veerand aga troopilisest veisest, India ookeani teisest otsast, suguluses Madagaskari lehmadega. Ja siin ongi vastus. Need samad 5 lehma ei olnudki algusest peale ühesugused. Nende sees oli juba väga erinevat verd segunenud. Seetõttu sai see pisike kari nii kindlalt kasvada ega mandunud suguluspaarituse tõttu, nagu tavaliselt juhtub isoleeritud rühmadega. Saar ei muutnud neid lehmi enda järgi. Nad saabusid sinna juba erinevatena ja just see päästis nad. Kilpkonn põranda all. Ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani, mida ma lubasin juba alguses. Kõige värskem leid kõigist ja ilmselt ka kõige kummalisem. Veebruaris 2025 Brasiilia linn Itacan. Naine nimega Luisa Master avab juurdeehitise põranda, et kontrollida niiskust. Ta eemaldab plaadid ja selle all kitsas praos betooni ja maa vahel on elus kilpkonn. Omaniku sõnul valati juurdeehitise põrand betooniga 10 aastat tagasi. Siis sattuski kilpkonn lõksu.
kogu selle aja veetis ta seal, pimeduses, betooni all, elusalt müürituna. Teda päästis see, et kilpkonnad oskavad end peaaegu täielikult aeglustada. Süda lööb vaevu, hapnikku on vaja väga vähe. Ja loom võib kuude kaupa talveunes olla, peaaegu üldse energiat kulutamata. Ta sai putukaid, kes roomasid põranda alla. Õhk ja niiskus jõudsid temani läbi maa. Nii elas ta elu äärel veel 10 aastat kivises vangistuses, kuid selle ellujäämise eest tuli maksta. Pideva pimeduse ja kitsikuse tõttu deformeerus tema kilp. Betoon surus ülevalt peale ja keha kasvas viltu, olles plaadi vastu surutud. Silmad olid valgusest nii ära harjunud, et tavaline päevavalgus teeb talle nüüd valu. Praegu antakse talle juua. Toidetakse puuviljadega ja aeglaselt, ettevaatlikult, harjutatakse uuesti päikesega. Ta võitis surma, kuid see võit sandistas teda. 10 aastat täielikus pimeduses ei möödunud jälgi jätmata. Kilpkonn jäi ellu, kuid valguse kätte tuli ta juba teistsugusena, kui ta põranda alla sattus. Ja selles seisnebki kogu tänase arutelu mõte. Mesi, kartul, sküütide kuld, külmunud tüdruk vulkaanil, terve saar ja karilehmi. Kõik see oleks pidanud mädanema, lagunema ja kaduma, aga see jõudis meieni tervena. Ja iga selline leid lisab killukese sellele, mida me enda kohta teame. Kuidas elati, mida söödi, millesse usuti ja mida kartsid inimesed 1000 aastaid tagasi. Aeg kustutab peaaegu kõik. Ja see vähene, mida aeg kogemata 2 silma vahele jättis, ongi meie tõeline mälestus minevikust.